oleme eelnevalt teile saates näidanud, kuidas teha tasakaaluharjutusi ning sügavkükki. Seekord tulime ka staatusklaabi, et näidata teile, kuidas teha kombineeritud harjutusi. Katsetame omal nahal järele. Ütle mulle, Fred, milliseid harjutusi tasuks siis teha, kui aega napib? Sellisel juhul tuleb valida efektiivsed harjutused, mis hõlmavad ja kõik tähtsamad lihasgrupid ja sooritada neid efektiivsel moel. See tähendab näiteks 20 sekundit tööd, 10 sekundit puhkust. Ja mõttekas oleks valida näiteks 4 harjutust, sooritada neid 2 seeriat ja 4 minuti jooksul saame kokku 8 väga efektiivset treeningsseeriat. Ja palju see kokku üldse aega võtab kõik? 4 minuti sees on see põhitreening tehtud. No nii, aga hakkame harjutustega pihta siis. Just nimelt, kõigepealt ma näitan teile esimest harjutust, milleks on siis väljaastekükk. Paneme käed puusa, sooritame pika väljaaste, tõukame jalaga tagasi, vahetame jalga, sooritame ka teise jalaga. Mis tuleb selle harjutuse juures silmas pidada? Et kere jääks võimalikult risti põrandaga, et ei oleks mingisugust ettekallet. See on kõige olulisem punkt asja juures. Ja et täis tallalt toimuks surumine tagasi. Ja nii 20 sekundit? Jah. 19. 20! 10 sekundit puhkust, kõverdamine, rinnaga vastu tuge, tõukame hoogsalt tagasi, rahulikult laskume ette. Ja viimane ja kõik. Väga hea. Järgmine harjutus on, paneme käed kuklale ja kerekallutus. Alaselg peab jääma sirgeks, puusad lükkame taha. Te teete harjutust õigesti, kui tunnete venitust tagareies. Läks. Ja 4. harjutus on teada-tuntud harjutus, et kere tõstet põrandal jala tõhus. Paneme käed rinnale, tõstame ülakeha ja pea maast lahti. Jala tõhus 90-kraadise nurga all põlveliigesest. Niimoodi? Just. Laskume peaga põrandani ja sooritame ülakeha tõste koos peaga, nii et tunneksime kõhulihaste kontraktsiooni. No nii, nüüd olete ära proovinud, kuidas on üks seeria igat harjutust teha ja nüüd teeme veel ühe ringi ära, et siis on alles harjutustega ühel pool. Treening on lühikene, kuid väga intensiivne. Kõik lihased võttis mõnusalt läbi. Võttis võimale küll, kevad ju tuleb trenni teha.